rahulikult vaatame rohkem. Mina siis olen see agronoom, kes tegeleb rukkikatsega. Praegu on meil siin sorte 29 tükki kokku, aga valdavalt ütleme siis on kõik on saksa sordid, kõik on hübriidid peale ühe ja mis te arvate, kui te vaatate sinna poole üks rukis, mis sealt üle teiste on? Ei, Sangast on 2-meetrine. See on kõigest 1,80 m. See on Elvi. Et ta on nagu standardsort tavasortidel, aga kuna katse ühtegi tavasorti ei ole, siis on ta lihtsalt silmarõõmuks. Ja kõik ülejäänud standardsordid on Livado ja Performer on ka meil hübriidid. Siin on siis näha see agrofoon, et selline on ta meil kogu aeg, väga kõrge ta ei ole võrreldes tootjaga, on agrofoon kõrgem meil, või tähendab madalam. Et sügisel tegime umbrohutõrje, kevadel pidime kordama, sitikatõrjet ei teinud ja agrofoonist rääkides siis, kuna meie siin ei või kasutada kasuregulaatoreid ehk siis kõrre tugevdajaid, siis on reegel, et sügiseks on see ilus katse siin küllaltki kole näeb välja juba, sest ta suudab päris võimsa pea kasvatada, see hübriidrukis, aga ta ei suuda seda välja kanda. Külvinorm on jah nüüd tavasordil ehk siis sellel Elvil, seal on 500 iganevat ruudu peale ja kõigil ülejäänutel on 200. Kui kilodest rääkida, siis ütleme, kilodes on tavasordi külvinorm 170–180 kilo hektarile ja sellel tuleb 60–80 hübriidi. Hübriidid on muidugi jah, hübriidi efekt, suur saak. Elvit lööb iga sort siin olenevalt aastast 4–5 tonniga. Möödunud aastal oli 10–12 tonni oli siin tavaline saak, kuigi oli küllalt lamandunud, saime enamuse kätte, Elvi andis 8, jah. Nii et, ja vaatlused on jah siis niimoodi, et nüüd on siin vaatlustest tehtud juba praegu kõrgus, taime kõrgus, kohe tuleb vaadata rooste haigusi, või peale loomist oleme vaadelnud jahukaste, laiksused ja kuna hübriid on hübriid, haigusi on üldiselt vähem kui Elvi. Elvi on natukene ikkagi rohkem nakatunud. Ja talvekindlust oleme hinnanud, jah, see aasta oli muidugi, nagu vist juba jutuks oli, et põld vabanes lume alt 26. veebruaril meil ja kõik oli ilus roheline ja siis tuli märtsi algul, 6.–7. märtsil tuli 8 nädalaks kuskil lumi uuesti maha ja kui see ära läks, siis oli lumiseen käes. Lumiseene nakkus jäi kuskil, ütleme, meil on 1–9, nii et kui 1 on ei ole midagi ja 9 on katse täielikult hävinud, nakkus jäi kuskil 3 ja 6 palli vahele. Kusjuures see ei sõltunud sordist, vaid see sõltus sellest, kus kohas, asukohas, kus oli natuke paksem lumi, kus oli lund vähem, et sorti, või ütleme korduste vahel ühe sordi sees oli ka nakatumine erinev. Aga praegu kõrvalt vaadates ei ütleks, et siin üldse kunagi lumiseent oli. Võib-olla kui pealt sisse vaadata, siis on mõni nagu suurem auk näha. Sest võrsumisvõime on väga hea rukkil, taastumisvõime ka. Vahaküpsuse jah, vaatame kõrrenõge. Kui on kõrrenõgi, siis see sort edasi ei lähe sordivaliku komisjonist. Kõrreroosted, punakasted, tungaltera. Ja tungaltera olen ka väga vähe näinud ainult hilisvõrsetel. Tavalises, ütleme, jõulises taimdes tungaltera ei esine. Meil on siin ju 99% on ju hübriide ja tõesti, kui sa lähed, näed sa siin, kus on võib-olla niitmisega pihta saanud või õige pea ja vot siin on tungaltera, aga jõulisel taimel ei ole. Nii palju oli nagu seda tungaltera. No ikka tavalukkis ja tavalukkis ja taimelettis ja kõrretuled ka tehakse vastamine.
et nüüd jõudsime siis talitriticale katse juurde. Siin on 5 sorti. Standardsortideks on Remico ja Talentro. Väetist on saanud see kokku koos sügisesega 142 kilo hektarile. Ja triticale kultuurina sai kõige rohkem lumisene kahjustust. Siin on näha ka augud sees, ta on siiski suht hästi taastanud ennast. Aga siiski, et see oli kõige koledam, nägi välja. Ja triticale on suht talvekindel, aga sel aastal tegi ta selle talveõrnusega nii-öelda isegi taliodrale silmad ette. Nii et... Tore siis. Nii, lähme talu edasi. Järgmisena on talinisu. Aga võimas pea on ka talustas, et kui võrreldes näiteks standardsordi Remicoga, kes andis 8,7, siit 10,9, need 2 tonni enam saabki. Et saagi potentsiaali on sel triticalel küll ja veel, et siin on aru, milline see on, siit tuleb ju. 50 ja edasi. Tootja kasutab kõrretugevalt. No jah, kõrretema saab mängida, eks ju. Aga meie ei saa, et see 130 on ka nii. Ma olen isegi nagu selles mõttes nagu 110 piiresse jäänud, kes ei kasuta kasvuregulaatorit, et rukkil nagu ei julgegi rohkem soovitada. No jaa, see on jälle koos sügisesega. Jah. Sellest võib aru saada, aretaja tahab oma sordi kohta maksimaalselt teada, sellepärast ei taha ta ju, et siin kasvuregulaatorit kasutada. See on täitsa loogiline.